Peale pikki ja raskeid päevi kirjutasid lõpuks Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa Res Publica Liit alla koalitsioonileppele. Jah, see raske aeg on möödas, mil 3 partnerit pidid selles tekstis kokku leppima, aga nüüd tõesti ootab meid ees põnev aeg, et tuleb kõik asjad, mis on kokku lepitud, et neid ei ole vähe, tuleb hakata realiseerima. Kui rääkida, mis need tähtsamad asjad on, siis need on tõesti väga palju, kuna leping pannakse 4 aastaks, aga ma tooks võib-olla mõned näited, et kui me võtame kas või lastega peresid, siis väga rõõmustav uudis on see, et me suurendame lastetoetust. See aasta me tegime alguse, me 2,5 korda suurendasime, aga me ei jää siin pidama ja tegelikult lähiaastatel see lastetoetuse määr tõuseb 60 euroni ühe lapse kohta. Aga mis puudutab ka suure lapselisi peresid, siis seal ka alates 3. lapsest, et iga suur pere hakkab saama veel täiendavat 200 eurot kuus suurpere toetust. Ja võib-olla kui lastest veel rääkida, siis huviharidus ja riigiraha tuleb riigi poolt ja iga aasta selleks on eraldatud 15 miljonit eurot. Et just nagu mõeldud selleks, et lapsed saaksid võimaluse riigi toel siis külastada nii huviringi alasid kui ka spordiringe, mis on minu meelest väga oluline just nagu peredele, kellel võib-olla ei ole võimalik, et kõik need trenne nagu külastada. Siis palgasaajatele, nii nagu me rääkisime, tuleb minna palkade tööjõumaksude alandamisega selleks, et ettevõtjad investeeriksid rohkem, tekiksid uued töökohad ja ettevõtjadel oleks odavam neid töökohti teha. Me alandame sotsiaalmaksu, me suurendame tulumaksuvaba miinimumi rohkem kui 200 euroni. Ja mis on muidugi väga oluline ja ma arvan, et see on eelkõige väga oluline Ida-Virumaal, sest see puudutab neid inimesi, kes saavad näiteks miinimumpalka, et siis nendel inimestel tuleb veel täiendav tulumaksu tagastus aasta lõpus, nii et need inimeste sissetulekud oluliselt suurenevad siis uue koalitsioonilepingu alusel. Kui rääkida veel teistes teemades, kindlasti jätkavad investeeringud kultuuri, infrastruktuuri ja palju finantseeringuid tuleb juba rehkendada nüüd lähiajal. Ja eelkõige see puudutab ka Ida-Virumaad, kuna Ida-Virumaal on eraldatud oluliselt rohkem raha kui ka teistes maakondades. Veel toodi ka koalitsioonilepingus välja, et investeerida tuleb elukeskkonda, rajada spordirajatisi ja mis puudutab Kohtla-Järve piirkonda, siis kindlasti puudutab see ühte projekti, millesse tuleb investeerida. See on spordisaal, Kahtme keskuse väljaehitamine. Neljapäeval toimunud Jõhvi vallavolikogu istung algas sellega, et fraktsioon Jõhvi meie kodu esitas umbusalduse avalduse vallavanemale Aivar Survale. Umbusalduse avaldusele olid alla kirjutanud fraktsioon Jõhvi meie kodu liikmed, kelleks olid Ludmilla Jančinko, Tiit Lillemets, Andrei Ojamäe, Tamara Polevina, Aleksander Ramanovitš ja Vjatšeslav Šlõk. Kuigi päevakord nägi ette kõigest 4 päevakorrapunkti, otsustati kõik punktid läbi hääletada eraldi, et kas jätta kõik punktid sisse või ei. Kuna fraktsioon Jõhvi heaks tegi ettepaneku võtta päevakorrast maha punkt number 3, see oli loa andmine hanke korraldamiseks, purutee pikendus. Põhjenduse, miks oleks vaja antud punkt päevakorrast välja jätta, põhjendas volikogu liige Eduard Rae järgmiselt. Otsuse eelnõus puudub info, mille rahaliste vahendite arvelt on planeeritud projekti realiseerimine, et tegemist on investeeringu objektiga, mille eeldatav maksumus vastavalt kehtivale arengukavale on 1,8 miljonit eurot. Ja objekti finantseerimine on meil planeeritud vastavalt arengukavale kahest vahenditest või allikast. Üks on oma finantseerimine 208 000 eurot, teine on siis jõutoetus või välisäbi 1,6 miljonit. Ja käesoleva ajal on selgust nende rahastusallikate suhtes. Põhimõtteliselt me asume arutama ka lisaeelarvega me võtame selle objekti maha. Ja oleme seisukohal, et põhimõtteliselt selle hankega peaks tegelema või korraldama peale seda, kui meil on ikka selgelt need rahastamisallikad.
kuid volikogu enamuse otsusega jäeti kõik päevakorrapunktid ikka sisse. Esimene päevakorrapunkt oli Jõhvi valla 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine. Teise lisaeelarve kogumahuks oli 160 507 eurot. Jõhvi valla teise lisaeelarve põhitegevuse kuludes ja põhitegevuse kuludes on siis suurendatud toetuste osa, toetusega on tegevustoetuseks ja summa on üle 157 000 euro. Ja on veidi ka suurendatud oma tulusid nii põhitegevuskuludes kui ka kuludes. Nüüd investeerimistegevuses on majandusosakond esitanud siis objektide viisi siis investeeringuteks, teede ja tänavate objektid ja summa, mida me siis jagame, on üle 300 000 euro. Ning millised objektid siis on, seda võib siis näha eelarve seletuskirjas. Ja samuti on investeerimistegevuses ka vähendatud nüüd kulude pikenduse projekti toetuse osa nii investeerimistegevuse tuludes kui ka kuludes. Ja see summa on siis üle 1,6 miljoni euro ja seetõttu on siis ka teine lisaeelarve miinus eelarve. Kuid järele jäänud 3 päevakorrapunkti olid aga järgmised. Varaliste kohustuste võtmine, loa andmine hanke korraldamiseks. See on ikka purude pikendus. Selles punktis toimus äge diskussioon vallavanema ja Eduard Rae vahel, kuna volikogu alguses Eduard Rae selgitas, miks tuleks antud päevakorrapunkt päevakorrast välja jätta. Ning viimaseks punktiks oli Jõhvi valla vara valitsemise kord, esimene lugemine. Haigla nõukogu kinnitas teisipäeval 7. aprillil Ida-Viru Keskhaigla 2014. aasta majandusaasta ja meditsiinilise tegevuse aruande eelarve tänavuseks aastaks ning arutati vajadust uuendada haigla arengukava. Eile toimus Ida-Virumaa Keskhaigla nõukogu istung ja me vaatasime nagu alati oma istungil ja arutasime need probleemid, mis on seotud majandusasjadega, mis on seotud rahaliste vahendite ümberkorraldamiseks või suunamist Ida-Virumaa Keskhaigla struktuuris ja usun, et see oli tõesti kahetulline päris ilus töö, mis tehtud oli koos kõigidega, kes kuuluvad nõukogu liikmeks. Ja oli tore sellest, et me võiksime rääkida mitte ainult meie siin Ida-Virumaa Keskhaigla probleemidest või suunadest, mis me tõesti peaksime arutama iga nõukogu istungil, aga rääkisime ka sellest, mis neid ootab terve Eestis ja millega tegeleb tänase päeval Eestit tervishoid ja mis probleemid ootavad või on tänase päeval meie Eesti tervishoius. Ma usun, et need suunad on kooskõlas sellega, mida pakkus meile valitsus ja nüüd uus valitsus ja kui ta ikka juba meie ministrite kabinet tuleb koos tööks ja ma usun, et Ida-Virumaa Keskhaigla seisab täna hästi jalade peal ja see struktuur, mis meile annab võimalust tööd teha mitte ainult Ahtmelinna osas või Järvelinna osas, aga meie suun on sellest, et meie arstid töötaksid Narvas, Sillamäes, Kivõlis, Järvelinna osas ja muidu Ahtmes, kus asub ise haigla. Nii et härrad, kes on nõukogust ja kes tulid Tartus, ma mõtlen härra Siigur, härra Ago Kõrgvee ja teised rääkisid sellest, mis on vaja teha järgmiseks 3-4 kuuks ja ma usun, et see 2-tunniline töö annab jälle järjekordselt väikse hoogu selle, millega tegeleb Ida-Virumaa Keskhaigla. KIK avab taotluste vooru raudteeliikluse arendamise projektidele, mille eesmärk on tagada raudteeliikluse senisest parem ühendus teiste transpordiliikidega. Sealjuures arendada olemasolevat ühistransporditaristut. Selleks eraldab riik perioodil 2014–2020 ühtekuuluvusfondist 12,7 miljonit eurot.
Toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 10. august 2015. Toetust antakse raudteepeatuste lähedal asuvate kergliiklus- ja juurdepääsuteede, auto- ja jalgrattaparklate ning bussipeatuste ehitamiseks või remontimiseks. Lisaks kuulub toetavate tegevuste hulka reisijate teenindamiseks ette nähtud raudteepeatuste hoone rekonstrueerimine ning peatustesse reaalajas liiklusgraafikuid kuvavate infotahvlite paigaldamine. Taotleda saavad kohalikud omavalitsused, välja arvatud Tallinn, mida läbib raudtee ja kus peatuvad reisirongid, samuti selle omavalitsuse naaberomavalitsused. Lisaks on taotlema oodatud avaliku raudteetaristu omanikud ning Maanteeamet. Ka raudteepeatuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Enne taotluse esitamise tähtaega on taotlejal vaja läbida eelnõustamine, mille käigus antakse hinnang kavandatavale projektile ning planeeritava tegevuse teostavusele. Juba 17. korda oli inimestel 2 päeva vältel võimalik külastada käsitöölaata Viru Nikerdaja, kus laada huvilisi ootas ees lai valik erinevaid tooted. Müügil olid nii kaltsuvaibad, naastooted, oli müügilehteid, raamatuid, puidust mööblit ja palju muud. Teisel korrusel oli aga huvilistel võimalik lisaks kaunile pitsi näitusele proovida erinevate pitside valmistamist õpitubades. Proovida sai niplispitsi, iiripitsi, fileepitsi, nõelpitsi ja hargipitsi. Just täpselt nii. Ja Jõhvi spordihallis oleme me minu meelest juba 6. aastat ja laat on jätkuvalt populaarne nii müüjate ja ma loodan, et ka ostjate hulgas. Päev on alles noor, aga kui ma näen, ukse peal on juba rahvast päris piisavalt, järjekord on juba tekkinud ja kaubavalik on muidugi väga lai. Alates ehtest, mida sa võid kaela panna, siis saad midagi suhu panna, midagi selga panna, omale midagi voodisse panna ja ka leida neid asju, millest ise midagi teha. Palju neid osalejaid nüüd siia kokku on siis tulnud? No kui me nüüd nimekirja järgi vaatame, siis peaks olema 100 täis. Laadal oli ka eksponeeritud käsitöökonkurssidele esitatud tööd, tänavusis teemadel loomast loodud ja nutitelefoni või tahvelarvutikott. Parimad tööd selgitas välja žürii, aga ka publikul oli võimalus valida omad lemmikud. Laager Gideon asub maaliliselt kaunis Aarannas. Igal aastal külastab laagrit 100 lapsi ja mitte ainult Eestist, vaid ka mujalt maailmast. Kui meenutada möödunud aastat, oli seal lapsi ka Austraaliast, kuid on ka teistest riikidest, nagu Inglismaa, Ameerika, Korea, Venemaa, Jaapan. Erand ei ole ka see aasta, kus lapsi ootab ees põnev ja meeldejääv suvi laagris. No see on nüüd 23. hooaeg, mis meil hakkab pihta Aarannas ja ettevalmistus käivad juba praegu, ilmad on soojad ja me juba tegutseme mitmes sfääris seal ehitustöödel ja korraldame ühte uut saali remonti ja paneme paika seal uusi plaane. Praegu hakkasime seinu krohvima, katust lõpetatakse, kaminat ehitatakse, nii et tuleb üks selline uus korralikum saal meie hotelliruumide juurde, et me saime eelmine aasta valmis 1946 aastal ehitatud barakist hotelli, et ehitasime ta sisemiselt ümber ja ma sain mööbli Rootsist ja Soomest, hotellimööbli ja me saime väga ilusat numbritoad, 10 numbrituba on meil. Ja esimene katsumus siis selle saali kasutamise juures tuleb 18-19 juuni, kus tulevad siis Eestimaa kirikute nõukogu kõikide konfessioonide piiskopid ja juhatuse liikmed kohale Aarannas olevasse Gideoni laagri. Et siis tahaks neid väga ilusti vastu võtta kamina tule saatel ja ilusti kaetud lauaga. Ja selleks siis teeme praegu pingutusi ja peale jaanipäeva hakkavad pihta siis lastevahetused, mis on meil tavapärased. Meil on mitmed vahetused ja kasutades juhust ütlen, et meil tuleb sellel aastal inglise keele laager, mis on väga huvitav, et me pakume välja kõikidele omavalitsustele oma lapsi saatma sinna inglise keelt õppima. Ma olen lähipäevadel ära lendamas Ameerikasse ja Georgia osariigis tuleb 30 õpetajat ja noorte koor
meile siia külla juulikuus, nii et tuleb huvitav aeg ka nendele, kes soovib ennast natukene arendada koos ameeriklastega. Ja meil on tulemas mõned noored neiud siia samma mai lõpus juba, kes tulevad ja on vabatahtlikena tööl siin puuetega lastekeskuses abilistena ja suvel siis kolivad koos minuga Randa, et seal siis abistada lastetöö juures laagris, nii et väga palju huvitavat on tulemas ja tuleb ka inglastega väga huvitav laager ja see laager on meil tasuta täiesti lastele. Inglased maksavad laste viibimise laagris kinni ise ja toitlustuse, nii et lubasivad võtta kuni 40 last. Laager sai oma nime Vana Testamendi kangelase piiblist Gideoni järgi, kes võitis vaenlase armee väga väikese armeega ja Jumal valis talle välja 300 sõdurit, kellega nad võitsid 10 000 inimeste armee. Laager tegutseb aastast 1993, kui ta veel kuulus Eesti põlevkivile, seega juba 22 aastat. 1995. aastast aga Eesti Metodisti kiriku Jõhvi Petlemma kogudusele, kes ta ära ostis ja tegutseb seal tänaseni.